ma loen Mattiuse evangeeliumist Jeesuse sõnad. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et teie ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti ja maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. No ka see nädal on kindlasti olnud selline nädal, kus me oleme kuulnud sõjasõnumeid, no ütleme, et kui Iisrael seal ründas Iraani ja Iraan tagasi Iisraeli ja võib-olla need on nagu sellised niisugused kõige värskemad sellised sõjasõnumid, mis praegusel hetkel on purustused, on hukkunud, on kindlasti, ütleme, inimestel jälle väga selline ehmatav ja ärev aeg ja olukord, milles inimesed ühtäkki peavad olema. Aga meie lihtsalt oleme praegu ikkagi jätkuvalt niimoodi, et me oleme sõnumite kaudu. Oleme nende sõnumite ja piltide kaudu, mida võime näha siis, ütleme, meedia kaudu. Aga issand teadis seda, et need ajad tulevad tegelikult ja ütleb, et kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumid, siis vaadake, et te ei ehmu ja veel raskem lugu on öeldud sedasi, et see kõik peab sündima. Et kuidagi, võib-olla isegi valus on nagu lugeda. Aga teate, need asjad sünnivad selle pärast, et me inimestena elame sellist elu, sest et ei tulnud sõjad mitte tühja koha pealt, vaid need, kui me Jumala sõna loeme, need tulid ikkagi tegelikult selle pärast, et rahvad olid pattudes elamas, tegid valesid asju ja siis läkitas Jumal ka need olukorrad, kus olid need purustused, kus olid kaotused, kus olid sõjad, kus oli hävitus. Ja siis on öeldud, et rahvas tõuseb rahva vastu ja on paiguti siis neid näljahädasid ja maavärinaid ja see kõik on sünnitusvalude algus. Nüüd sünnitusvaludega on kaks asja. Ma usun sedasi, et keegi ei taha sünnitusvalusid, naised, kui sünnitama lähevad, on mure nagu selle pärast, aga tegelikult sünnitusvalude taga on elu. Ja sellepärast on nii, et ilma valudeta see nagu ei sünni ja sellepärast on niimoodi ka täiesti kindlasti on see, et kõik Jumala plaanid, need ilusamad plaanid sünnivadki tegelikult veel kõigi nende valude järel. Ja sellepärast on nii, et kui me lihtsalt piiblist mõtleme kas või 1000-aastase rahuriigi peale, siis see enne sünnitusvalusid ei ole. See ikkagi sünnitatakse valude kaudu ja siis on siin selles ilmas ka veel sellised ilusad aegu ja nii, et lihtsalt kõigepealt sellised issanda sõnad meile selliseks julgustuseks ja lohutuseks, et nendest olukordadest on võimalik täiesti läbi minna koos issandaga. Meil on öeldud, et ärge ehmuge. Tähendab, me elame sellel ajal ja lihtsalt me oleme nendes olukordades ja me oleme neid olukordasid lihtsalt läbimas. Ja nii, et kiitus Jumalale selle julgustuse eest. Nüüd on nii, et Jumala sõnas on üks väga selge seisukoht ja ütlemine on see, et vaata, Jumal on maa loonud tegelikult inimeste jaoks. Taevas on loodud alguses selleks on Jumala jaoks ja maa ta tegi inimestele, et inimesed siin elaksid, inimesed valitseksid. Aga vaata, eks see inimeste valitsemine läks, ütleme, nässu ka nagu ja sellepärast on niimoodi, et Jumal on tegelikult sekkumas selles asjas. Ja sellepärast on see nii, et vaata, nende maade andmised ja võtmised, kus me elame, tegelikult on Jumala käes. Tänu Jumalale, et me Eesti rahvana oleme siiski veel, oleme täitsa püsimas, oleme täitsa siin elamas, sellepärast, et Jumala sõna ütleb väga selgelt, ütleme, et see apostlite teod, see 17, kus apostel Paulus lihtsalt väljendab väga sellise olulise tõe ja kiitus Jumalale, et need, ütleme, ta on Ateenas seda ütlemas ja need Ateena püsib siit saadik, paar tuhat aastat on sellest mööda läinud põhimõtteliselt ja siis on siin öeldud nõnda, 26 salm loen ka just. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid. Nii et Jumal teeb neid piire. Et kas on Petseri või ei ole Petserit, vaata vahepeal see on niimoodi, et neid piire lihtsalt muudetakse. Ja paraku see niimoodi natukene on või natuke sammustatakse vahest, natuke seda juurde sellistes olukordades on, aga usaldame selle koha pealt, et tegelikult, et ka Jumal on just nende olukordade juures. Ja siis on öeldud sedasi, et need asukohad ja piirid on üldse selleks, et nad otsiksid Jumalat. Et kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugelgi ühestki meist. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et kui üldse Jumal annab mingile rahvale oma maa, siis ta on eelkõige antud sellepärast, et nad otsiksid Jumalat. Ütleme, et Ameerika on võib-olla ka praegusel ajal rohkem silmade ees
Ameerika ajalugu ei ole väga pikk, aga ütleme, et valdavalt oli ka väga palju kristlasi, kes läksid Ameerikasse. Kui olid juba siin, ütleme, need reformatsioonid ja asjad ja ega nendel reformeeritud kristlastel alati ei olnud ju tegelikult nii kerge ja lihtne elada, mindi siis võiks ütelda nagu sellises mõttes tühja paika, ega ta päris tühi paik ei olnud, et eks seal neid indiaanlasi elas ka. Aga sellises, sellises usulises mõttes mindi sellisesse vabasse maailma väga paljuski, kus nad siis said hakata praktiseerima lihtsalt oma jumalasse uskumist ja antakse need kohad, et otsida Jumalat. Eks nad otsisid. Alguses otsiti võib-olla rohkem, hiljem juhtub nagu see, et taganetakse lihtsalt Jumalast. Juhtub nagu see moment ja sellepärast on see nii, et siis tegelikult läheb olukord nagu ohtlikuks, et sa võid tegelikult hakata nagu ka kaotama midagi, sellepärast et Jumal hakkab vahest siis ka ära võtma. Nii et Jumal on tegelikult väga otseselt ja selgelt, ütleme, maade koha pealt valvamas ja sellepärast, kallid, Jumal valvab Eestimaad täna ka. Ja meie oleme vaata üks selline garantii täna, et see maatükk meil püsiks, sest et kui meie otsime Jumalat ja teenime teda, siis on niimoodi, et siis see rahvas ja riik ei hukku, nii nagu prohvet Jesaja oma raamatus väga selgelt seda väljendab. Aga kui rahvas ei otsi seda, siis on need rahvad on määratud tegelikult ka hävimisele. Ja näete, Eesti rahvas ei ole hävinud, nii et kiitus Jumalale, et täna võime nagu sellele niimoodi mõelda. Aga nüüd lihtsalt, et piibli juures olles, et ma sooviksin nii, et me väga täpselt nagu võtaksime mõningad asjad. Ja nüüd on nii, et ma võtan lahti siin kohe nähtavasti see on 5. Mooses, 5. Moosese raamatu 2. peatükki ja lasen kiirelt nagu sellise Iisraeli rahva sellise liikumise, kui nad olid kõrberännakul. Ja kui otseselt tegelikult Jumal on juhtimas ja korraldamas sellel rännaku ajal selle rahva liikumist. Muidugi pilv juhtis veel ja seal oli palju ilusat, mis seal oli, eks. Ja 2. Moosese 2. peatükk ja näiteks siin on sellised juhised. Käsirahvast öeldes, te lähete nüüd läbi oma seiris asuvate vendade Eesavi järglaste maalast. Nemad kardavad teid, aga teie olge väga ettevaatlikud. Ärge tapelge nende vastu, sest ma ei taha teile anda nende maast mitte jalatäitki, kuna ma seiri mägestik olen andnud pärandiks Eesavile. Eesavit ma vihkasin, täna me juba seda rääkisime. Aga Jumal annab sellele, kuidas ütelda, sellele vihatule annab ka. Täitsa annab elada, annab koha. Eks see on sama koht jälle ka, et otsiksid Jumalat. Annab veel nagu selle variandi ja võimaluse. Et põhimõtteliselt on ju see, me näeme siin niisugust erilist tegelikult Jumala headust ja me näeme sedasi, et Iisrael sai väga selged juhised. Seal on samamoodi on siis ütleme, mis järgmine on 9. salmist võiks lugeda, on see, et Moab, ära kimbuta Moabi, Loti järglane, kuidas need järglased sündisid, kuidas need Moabid ja ammonlased sündisid, kes seda Loti perelugu nagu teab, kole lugu natukese, eks, kuidas asi sündis. Aga sündisid, kuidas sündisid. Ja Jumal armastab Moabi ja Jumal armastab ammonlasi. Ja sellepärast on see nii, et see, kuidas inimesed siia ilma sünnivad, ongi vahest niimoodi, et on nagu asjad kuidagi väga valesti olnud, eks. Aga me näeme sedasi, et aga ikkagi Jumal võtab oma hoolitsuse alla. 9. salm, ära kimbuta Moabi, ära taple sõjas nendega, sest ma ei anna sulle tema maast mitte midagi pärandiks, kuna ma olen selle aari andnud pärandiks Loti järglastele. Ja väga huvitav on ühte asja veel on nagu näha, vaata, üldse täna ongi nii, et ma tahaksin nagu rõhutada seda, et piiblis on väga palju tegelikult ajalugu. Ja see ajalugu on meile kirja pandud selleks, et me õpiksime ja nüüd on üks niisugune lühikene ajaloo lõik, mis on antud siin 10. ja 11. salmis. Siin just selle Moabide kohta ja kus nad on elamas. Seal elasid muiste emiidid, suur, arvurikas ja pikakasvuline rahvas nagu anaklased. Ka neid peetakse rehvalasteks nagu anaklasigi, aga Moabid hüüavad neid emiitideks. Nii. Ja siis, ütleme, siin on teistest ka samamoodi räägitud, et keda siis Eesavi järglased välja tõrjusid, et muiste elasid teised, aga nüüd elavad nemad. Et lihtsalt Jumal lubas sellel vahetusel sündida ja sellepärast on see nii ja nüüd on Jumal valvamas seda uut olukorda, ütleb, et võtta seda praegusel hetkel muuta ei tohi ja räägib väga otseselt välja. Läheme lihtsalt edasi, 19. salm, ongi need ammonlased veel, ligi need ammonlased ära kimbuta, neid ära taple nende vastu ja anna sealt mitte midagi pärandiks, jälle Loti jälle pärand. Ja samamoodi siin on räägitud nendest rehvalastest ja nendest hävitamistest, ma ei hakka siin kõiki neid kohti lugema, aga et lihtsalt see nagu see selline moodus, ütleme, et kuidas see maa saadi,
on ka ära kirjeldatud. Et millisel alusel, et nad olid sõjaga võitlemas ja vallutasid ja said ja nüüd on niimoodi, ja sellepärast lihtsalt meile teadmiseks, et nii see tegelikult käib. Ja sellepärast ajalugu täpselt nii ikkagi kirjutatakse järjest ja järjest. Ja teate, lugu on selles, et muutusi võib ka praegusel hetkel teha ja eelkõige Jumal võib muutusi teha. Ja sellepärast siin ei ole mitte mingisugust imelikku asju, osad rahvad võivad kaduda, osad riigid võivad kaduda, osad võivad juurde tekkida, kõike seda tegelikult on Jumal korraldamas ja tegemas. Ja ma lihtsalt praegusel hetkel rohkem siit nagu ei jätka. Ja nüüd on nii, et seal ütleme, et kui Jumal räägib Abrahamile 400 aastat ennem, ja kui ta räägib, et rahvas läheb Egiptusesse, saab orjadeks ja siis tuleb varandusega välja ja siis nad lähevadki sinna emorlaste maale ja ütleb sedasi, aga praegu ei saa sellepärast, et nende süü ei ole veel küllaldane, nende patumõõt ei ole täis saanud. Ja sellepärast on see nii, et Jumal on väga tegelikult ühte asja ka mõõtmas sedasi, et kuhuni on nagu see patumõõt on jõudmas. Ja sellepärast on see nii, et aga rahvas on nagu huvitavalt nagu elamas siin selles maailmas, et no tehakse ahnest ja tehakse pattu. Ja sellepärast on see nii, et no isegi ma mõtlen sedasi, et noh, sõjaaeg näiteks, kui mõtled Ukrainatki, nad teevad oma värvilisi neid rongkäike seal sellel ajal. No nii kui on vaja, teevad neid seadusi ka väga, muidugi noh, ütleme, need sponsorid nähtavasti olid pannud nõudmised, et kui te ikka kõiki jälkust teete, küll me siis aitame teid. Ja aga ma ütlen, millise hinnaga no inimesed teevad, no ei saa sedasi tegelikult, noh, ütleme, Jumalat pilgata, sa lihtsalt täidad ju tegelikult oma patumõõtu. Ja sellepärast on seda noh, ütleme, aga vaata pime inimene, kes seda nagu aru ei saa, siis noh, ütleme, tema käitubki tegelikult nii rumalasti. Aga meile teistele, kes me seda nagu mõistame, see on meile nagu ahastama panev, kui valesti elatakse. Täna tuletasin meelde siin just tema lapselast üks jutluses ütlen sedasi, et no nüüd on nii kole koht, et ma ei taha seda mitte lugedagi. Aga teine poiss loeb aga piiblit muudkui, otsis kohe selle koha üles, luges ära. Ja siis oli ohkamine, tead, et no, mida tõesti siit piiblist lugeda saab. Aga vaata, see patt ongi siin selles maailmas nii kole. Ja sellepärast kallid lihtsalt ja selle tõttu paljud need asjad meile osaks saavad. No nii, et need protsessid käivad praegusel ajal samamoodi, Jumal on see sama, ta on eile, täna, igavesti see sama. Ja siin taeva all ei ole mitte midagi uut ja sellepärast, no võtta see Salomoni ütlemise võiks küll siia vahele lugeda, kuidas tema seal Koguja raamatus ütleb väga, no ütleme, väga ilus lõik lihtsalt, niisugune meeldiv lugeda, kuidas ta arutleb elu üle maailmas. Ja see on Koguja raamat 1. peatüki 9-11 salm. Mis on olnud, see saab olema, mis on tehtud, seda tehakse veel, ei ole midagi uut päikese all või on midagi, mille kohta võiks öelda, et vaata, see on uus. Ja kindlasti see oli juba olemas muistsetel aegadel, mis on olnud enne meid, ei ole vaid mälestust endisest asjust. Nõnda ei ole ka mälestust tulevasest asjust, neil, kes saavad olema veelgi hiljem. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meil tasub tegelikult Jumala sõna lugeda. Need analoogiad on meil siin olemas ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime siit lihtsalt õppida täna ka. Eile 14. juuni leinapäev, juuni küüditamine. No juuni küüditamises aastal 41 kuskil 10 000 inimest Eestist, 3000 meest ja siis peale selle naised, lapsed 7000, keda küüditati ära. No ütleme, teine see märtsi küüditamine, mis oli seal, läks siis 49. aastal 20 000. Ütleme, et umbes võiks ütelda, et Eestimaalt on nagu ära küüditatud, noh, ütleme, sellel möödunud sajandil siis sellisel moel, noh, oma 30 000 inimest, kes sellisesse olukorda sattusid ja sellepärast ja ma usun, et see võib nii mõnelgi, kes me ka siin oleme, puudutada meie lähedasi, ütleme, sugulasi, noh, ütleme, võib-olla peret väga lähedalt, kuidas kellelgi see on olnud ja sellepärast ka need asjad on tegelikult sündinud siin. Ja üldiselt on nii, et kui me piiblist loeme, siis on räägitud sellest võõraste rahva sekka pillutamisest. See, no ütleme, et kui Jumal Iisraeli rahvaga tegeleb ja räägib, siis ta räägib väga selgelt selle koha pealt, et vaata, kui teie, noh, ütleme, elate niimoodi valesti, ma teen selle 5. Moosese 28 lahti, seal on väga üldised sellised tõed nagu selle koha pealt, mis rahvastele osaks saavad ja siis on, no ütleme, väga otseselt on räägitud sellest, et näiteks 28-64, issand pillutab sind kõigi rahvaste sekka ühest maa äärest teise ja sa teenid siis seal teisi jumalaid, keda sa ei ole tundnud ja nii, et ja seal oled oma väriseva südamega ja on sellised olukorrad, nii et need asjad on käinud üle. Need ei ole õnnistus, õnnistus on see, kui me saame tegelikult elada omal maal.
see on kõige suurem tegelikult õnnistus, kui sa elad omal maal, paremat tegelikult olla ei saa. Ütleme, et teine variant on see, et rahvas pillutab ennast ise. Ütleme, et sellised, sa lihtsalt põgened pillutamise eest ära. Sa arvad sedasi, et sind võib-olla ka, küüditatakse ja sa igaks juhuks põgened ära, paljud põgenesid ära ja paljud ongi sellepärast, küüditamata olnud võib-olla ja kes said peitu pugeda ja ütleme, et oli erinevaid variante. Aga ega see, kes ise ka ära põgenes, võiks ütelda, mingis mõttes küüditasid ise ennast ära. Sa lähed võõra rahva keskele. Ja vaata, Jumala sõna räägib ühte asja väga selgelt. Meil on niimoodi, et ühe asja koha pealt öeldakse, et me elame omal maal. Ja teise koha peal me elame võõra rahva hulgas. See oli niimoodi, et Egiptuses olles oli Iisrael võõra rahva hulgas. Sa lähed sinna võõrana, elad seal, läksid küll võimsaks, tuled välja, saad kulla ja hõbedaga, nii et käisid võõrsil ära ja tulid varandusega tagasi ja läksid sinna sellele maale, mille ma päriselt annan. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on täiesti, ütleme, selline täitsa selge. Ma tean, et väliseestlastel oli vahepeal täitsa häda, nad ütlesid, ära ütle väliseestlane. Sest ta oli nii eestlane kui eestlane seal. Sellepärast, et tal oli selline, et milleks see epiteet sinna juurde ütelda sedasi. Aga paraku ta niimoodi oli, kui sa olid ikkagi kuskil. Ja siis ma mõtlesin huvitavat asjade peale, vaata, seal, kus me elame, sealt me midagi haarame. Ingliskeelne, ütleme, aktsent, mis tuleb juurde, tere, hakkavad rääkima, me usun sedasi, siis me teame sedasi, et kes elavad Venemaal, kes olid küüditatud, tulid tagasi, ma isegi sõjaväest tulin tagasi, vene aktsendiga, vanemad naersid sedasi, 2 aastat olid Venemaal, palusin ka seda keelt ja hakkaski külge, eks, ja kõige aktsendiga, eks, ja sellepärast, kallid, ja niimoodi on, soomlaste aktsent tuleb juurde, täiesti tuleb juurde, ma ise mõtlesin, et milline on sakslaste ja rootslaste aktsent, et seda nagu ei oska isegi ära nagu tunda või ei tule nagu ette eriti, kuidas see võib olla. Aga niimoodi me elame ja lõpuks selleni, et tegelikult inimesed ju kaotavad tegelikult ära võõra rahva hulgas keele. See Mooses läheb, on seal Midjani maal. Eks Moosese kohta, et kui ta räägib, seal ütleb, et mul on keel kange. Mu meelest oli ikkagi üks osa häda oli sedasi, et enne me üldse ei räägita sedasi, et Moosese selle jutuga midagi häda oli. Läks sinna lahutama kaklusele vahele, rääkis väga selget juttu. Aga oli Midjani maal ära, vaata, siis oli keel paksuks läinud ja ei suuda enam rääkida. Sellepärast, et see on, ütleme, sa olid võõra rahva hulgas, sa olid täiesti teises keelskonnas ja isegi tead, mis asi veel, sa olid üksinda. Sa palju ei rääkinud, sa olid see karjasametis olid ka ja sa jäidki nagu sellisesse olukorda ja siis, kui ta tuli tagasi, ütles, kuule, nüüd on vaja rääkima hakata, siis oli nagu mure selle koha pealt. Aga Jumal ütles, et kuule, kes on suu teinud, et küll ma sind aitan ja sellepärast nii ta on. Nii et see oma rahva keskel elamine see on kõige parem asi, mis iganes olla saab. Sest meie rahvas ka pidevalt muutub, sõnad muutuvad, keel muutub, me areneme. Need, kes ära lähevad, need jäävad sinna aega, need on sellised, kes tulevad siia, nemad midagi möllivad ja teevad ja me ammu niisuguseid sõnu ei tarvita, siis vahepeal kuulad, et mida nad nüüd tegema hakkavad. Aga sellepärast, et nad elavad oma nendes vanades sõnades, mida vanasti tarvitati, sest keel üksinda ei arene. Keel areneb koos rahvaga. Ja sellepärast see oma rahva hulgas elamine on nii tähtis. Sellepärast on nii tähtis olla Jumala rahva hulgas. Ka meie siin tegelikult areneme kogu aeg, sest Jumal räägib kogu aeg ja see on niimoodi, et jää kogudusest eemale. Sul tekib vaakum, sa ei saa varsti jutust aru, mida siin räägitakse, sest et uued väljendid, uued võrdlused, uued lähenemised, kõik on nagu ühtäkki sündinud ja sellest peab kogu aeg tegelikult olema ja kaasas käima. Nii et nii ta on. Aga nüüd on niimoodi, et omal maal hea elada, võõrsil pole nii hea, võib tore küll olla ja sellepärast nii et ei tule näited meelde, kõik ei tohi rääkida. Aga olgu nii, nüüd on nii, et omal maal on selline lugu, et sa võid omal maal olla valitseja, aga võid olla omal maal ka saba, kus teised valitsevad sinu üle. Vaata, ka seda olukorda tegelikult Jumal lubab. Ja sellepärast oli nii, et ega seal ütleme Gideoni aeg, seal oli samamoodi oli, et midjanilased tulid, vallutasid ära, rõhusid väga tegelikult ja olid oma sõjaväega seal kohal ja sõid väga paljaks selle maa, võiks ütelda, ja nad olid seal nii hädas, et midagi endale ei jätku enam. Ja lihtsalt oled sellises olukorras, et lihtsalt oled küll oma maal, mitte kuskile sind ei viida, aga sa oled tegelikult nii rõhutud tegelikult omal maal. Aga sa võid olla omal maal pea ja võid olla saba. Ja sellepärast ka see variant on olemas, nii et kõiki kuskile alati ära ei viida, vaid korraldatakse neid olukordasid niimoodi. Võõras, kes on su keskel, 43 salm, tõuseb üha kõrgemale sinust, aga sina vajud üha madalamale. Ja mis see võõras siis veel teeb? Ta laenab sulle
aga sina ei saa temale laenata. Tema saab peaks ja sina jääd sabaks. No mis tulid meile? Kähku tulid võõrad pangad. No LHV tegi juurde ka natukesed, et oleks siin nagu eestlaste tehtud ka midagi, eks. Ja noh, ütleme, et ja nähtavasti see Coop ka siin ikka jääb oma asja. Ja aga noh, ütleme, et sellises mõttes. Aga muidu tulid ju võõrad kohe kohale, noh, palun, aga maksa meile intressi. Võõrast tuleb ja laenab lahkesti. On väga lahked olnud, eks, võiks ütelda sind aitama. Aga no ta teab sedasi, et mina saan ju peaks. Sellepärast, et noh, et mina määran neid asju. Kelle käest saad, seda sa tegelikult, sa oled ju tegelikult laenu andja on sellises positsioonis, et sa saad tema orjaks, nii nagu õpetussõnades on väga selgelt räägitud. Ja see Saalomon elas teist elu. Ta ei laenanud tühjagi. Talle lihtsalt toodi andisid, lihtsalt toodi kingitusi, see oli palju parem elu. Mingisugust laenamist tal vaja teha ei olnud. Oli kõikidest kõige rikkam, sellepärast, et ta palus tegelikult Jumalat. Ja sellepärast olgu me rikkused hoopis sellised õnnistused. No nii. Ja nii, et nii on, et me elame siin sellel maal erinevates olukordades ja sellepärast on see nii, et ma mõtlen, et vaata, Jumala rahvaga on alati üks teine häda. Meie ei ela päris, nagu ütleme, et me elame siin, me elame omal maal võõraste ja majalistena. Ja sellepärast on see niimoodi, et noh, hiljuti Võru linnavalitsus saatis ka siin ringi, et kuidas vanakesed siin elada tahate, üle 58 või palju seal oli või kuskil oli mingisugune arv, eks. Mina leidsin, ma ei taha mitte midagi, mul on nii hea siin elada, sest ma elan koos oma Jumalaga, et ma ei oska seal mitte midagi juurde küsida, et mul on juba hästi nagu noh, et nagu tunned, et see nagu kuskilt teisest maailmast tuleb küsimine, et nad küsivad, et mida sa veel tahaksid. Ma leian sedasi, et kui mul on mu Jumal, kellega ma siin elan, ma olen igat pidi emotsionaalselt, füüsiliselt, igatpidi olen rahuldatud. Ma olen õnnistatud igatpidi, mul ei ole sedasi puud, et keegi peaks mu meelt lahutama, et oleks aga tore, et keegi mu selle meele ära lahutaks ja jahutaks. Teate, absoluutselt ei ole, tuled oma issand ette. Parim hetk tegelikult tuled, kiidad ja ülistad siin tegelikult Jumalat ja sellepärast. Ja valvake lapsi, et nad ei jookseks vanemad, sest et ei juhtuks õnnetusi. Ja ärge lubage üksteist taga ajada. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et parim on tegelikult, vaata, kui me oleme Jumala omad ja see on, tõesti on selline vahest nagu kõrvalt küsimised tulevad nagu siit sellest maailmast, sest tegeldakse tegelikult hoopis teiste asjadega. Aga nii on tegelikult ka hea elada. Aga põhimõtteliselt me peame nagu arvestama ka sellega, et inimesed siin, noh, kes siin elavad sellel maal, nende pealt me võime nagu näha seda olukorda ja seda orjust ja seda värki kõike, mis tegelikult, noh, ütleme, mida on inimesed elamas. Tuleb meelde, käisin ühe oma lapse kunagi siis koolis, kas oli isadepäev või mingi muu päev, kuskil ma käisin rääkimas. Käisin ühes pojaklassis, käisin rääkimas ja siis ma mäletan, tookord ma rääkisin niimoodi 4 moodi nendele. Ma rääkisin sedasi, et ma võin rääkida nagu isa, ma võin rääkida nagu pastor, ma võin rääkida nagu töömees ja ma võin rääkida teile nagu poliitik, sest et olin, noh, kõikides nendes asjades olin ka nagu, noh, sees olnud ja olemas ja siis oli selline lugu, et ma võin teile rääkida. Ja teate, üks koht mul jäi eriti nagu meelde, see oli selline periood, mille peale lapsed, noh, ei nad selle vaimuliku peale ja ei osanud eriti reageerida, aga oma isade käitumise peale, et kuidas nad tööd orjuvad, isad lähevad hommikul niimoodi kodust ära, et lapsed ei näe, lähevad vara tööle ja õhtul tulevad siis, kui lapsed juba magavad. Ja siis nad noogutasid selle peale, et jah, nii me siin elame. Aga noh, milline orjus tegelikult, kui sa selliselt oled. Ja see oli see aeg, kus tegelikult oli niimoodi, et kui kell 5 ütlesid oma juhatajale töö juures, et noh, et head aega, siis ta ütles sulle selle peale head päeva. Sellepärast ta tahtis, et sa pead ikka veel tööl olema, ta sulle õhtut ka veel ei soovinud sedasi. See oli selline, tead, et kui sa ikka ületunnid ka ära teed, et siis võib-olla saad selle head õhtut kätte sealt kuskilt, tead. Aga muidu lihtsalt see ei ole nõnda. No olid sellised orjaajad lihtsalt, mis tulid ühtäkki. Ja sellepärast, kallid, nii me siin elame erinevates aegades. Aga nüüd on nii, et vaata, kui meie oleme elamas siin koos Jumalaga, väga tähtis on, et me kuuleme Jumala häält, oleme tema tegelikult juhtimises ja sellepärast me saame tegelikult nii nagu Iisak, kui ta külvas, ümberringi oli tegelikult põud ja nälg, tema sai 100-kordselt ja sellepärast on kallid niimoodi. Oleme tunnistamas, oleme uskumas, paneme oma ohvrid kokki, kiidame Jumalat ja usaldame Jumalat, et Jumal tegelikult hoolitseb meie eest ja kiitus Jumalale, et see just nõnda ongi. Ja Jumala hääle kuulamine on täitsa võrdselt olemas nii Vanas kui Uues Testamendis. Uues Testamendis on ainukene parem asi on see, et nüüd saavad kõik Jumala vaimu läbi tegelikult häält kuulda. Vanas
Vanas Testamendis oli niimoodi, et sa pidid seal Moosese või prohvetite kaudu selle ära kuulama, aga nüüd on niimoodi, et me saame ise seda kuulda. aga kuulda ja näha saavad nägijad ja kuuljad. ja sellepärast oli vaata Jeesuse üks selline imede kategooria, olid tervendused ja mis oli väga palju, ta tegi tegelikult kurte kuulma ja ta tegi ka pimedaid nägema, just väga palju olid selliseid. no ütleme, et see oli väga oluline ja ma näen sedasi, et olulisem kui, kuidas ütelda, see meie füüsiline kuulmine on see, et me vaimulikult kuuleksime ja näeksime ja sellepärast see on niivõrd tähtis asi. aga ta tegi seda, vaata see, mis füüsilises maailmas ja vaimulikus, need on täiesti võrreldavad asjad. ja sellepärast Jeesus tervendas. Ta ütleb Toomasele, et õndsad on need, kes ei näe, aga usuvad. no mine pimedat tervendama niimoodi, et sa ei näe. no õnnis oled, et sa ei näe, aga usu. on ta sul lohutatud või? kui kuulmist tagasi ei saanud presidendi käest, meie liidu presidendi käest, mingi muud presidenti siin ei käinud, õde pahandunud. sellepärast, et ma ootasin, et president tuleb, et nüüd mu kuulmine saab korda. õndsad on need, kes ei kuule, aga ja kõrvadega, aga jumalad kuulevad. ja sellepärast on see niimoodi, vaimulikku elu on täielikult võimalik elada, tegelikult jumal saab oma vaimu läbi meil anda. ma olen ikka imestanud, ma mõtlesin selle peale, et on räägitud sellest, just Ruusna isast, ütleme, et ta oli kurtum mees, aga käis koosolekutel. ja siis oli niimoodi, et kui ta kätt tõstis, siis teised said aru, et vaim liikus. Tema elas vaimus kaasa. ja sa mõtle nüüd selle peale, kui sa ei kuule ega ei räägi, nägemine oli, näed, muidugi nägid imesid, nägi seda, tead, mis imesid nad näiteks nägid, oli heinaaeg, minnakse perega jumalateenistusele, öeldakse, kõik heinad jäävad maha, vihmapilved on üleval, võiks ju heina kokku panna, et hein märjaks ei läheks, eks. ei, meil on pühapäev, me läheme jumalateenistusele, see on tähtsam asi, minnakse kõik, tulevad tagasi, teiste heinad on märjad, nende heinad on kuivad. lihtsalt, et see andis selle õnnistuse. ja vaata, siis saab see, ütleme, võiks ütelda, see inimene, kes ei kuule, võiks ütelda neid jumala sõnu nagu sellised füüsilised, mida loetakse, aga sa näed neid jumala tegusid. sa näed, et su heinad on kuivad. sa oled nagu see Gideon, et kas viljad märjad või kuivad, et sa lihtsalt teed selle otsuse ära, et kuule, jumal tõesti kuuleb palveid. ja sellepärast, kallid, tasub jumalat teenida. ja ütleme, et üks liik veel tervendusi, need, mis siin nagu selle jutu sees olen saanud, on see, et need jõuetud käed ja põlved, eks. ütleme, et vaata, niisuguseid halvatusi oli ka, vahest oli see kuivanud käsi või mis iganes ja üldse need halvatud, kes olid ja sellepärast on see ka, et jumal tegelikult tahab väga, et me ei oleks ka füüsiliselt sellises olukorras. ja ka just seda füüsilist ihu on meil vaja just ka jumala riigi teenimiseks, andke oma ihud, eks, oma liikmed jumala teenimiseks, just ka puhtfüüsiliselt ja me teeme seda tegelikult niimoodi, et kõndides, kes kuulutasid ja rääkisid vanasti, tead, nüüd võib-olla lendavad ja sõidavad, on kergem see lugu, aga siis olid ikkagi täitsa teistmoodi need rändamised, nad andsid ennast selle kätte, et seda teha. nüüd Iisraeli rahva koha pealt veel üks selline huvitav periood. Kui nad on tulnud Egiptusest välja, siis nende hulgas haiget ja komistat ei ole. ja Andrei Zapovalov just oma jutluses ütles, et umbes, et 40 aastat umbes, et ei olnud tervenduskoosolekuid, et oli selline lugu. ma natukese nagu mõtlesin, et ikkagi midagi nagu oli. vahepeal olid ikkagi, kui need maad tulid salvama, vahepeal oli Korahi jõuk, kes seal ütleme, maa neelas seal ära ja oli niisuguseid momente, aga sellises üldises mõttes tõesti oli selline olukord, et ei olnud haigeid. ja ei olnud neid komistajaid, ei olnud nende keskel lihtsalt sellepärast, et vaata, see jumala kohalolu, nad olid selle pilve all, selle juhtimise all ja jumal oli neid toitmas üleloomulikult, vaata, nad sõid kogu aeg seda taevaleiba, seda mannat sõid. ja sellepärast söö seda taevaleiba, söö seda jumala sõna, siis oled terve. ja sellepärast me vahest nagu unustame nagu sedasi ära, et meile tegelikult terviseks on see, kui me seda tarvitame, aga nendel oli lihtsalt muud ei olnud, tead. Nad pidid ainult seda sööma, mis taevast tuli. ja sellepärast lihtsalt nad sõid seda, vahest saadeti neid vutte ka, tead, eks. aga, ja see oli nagu praktiliselt kõik, eks. aga ja vesi oli ka olemas. ja teate, vesi oli ju kogu aeg olemas. kaua sa ilma veeta saad olla? sa oled täna juba joonud ja jood veel
see on täiesti kindel. ilma veeta ei saa. ja sellepärast on see nii, ja kui seal mõni aeg oli natukene oli nii, et vett ei ole, siis oli tegelikkuses oli, probleem oli tegelikult parasjagu lahti ja rahvas juba nurises. ja eks nad, vaata, ja mis siis oligi, nurinad tõidki tegelikult neid hävinguid ka. ja sellepärast hoidku Jumal meid ka nende nurinate eest. Need kallid, see, vaata, need on kõik, võiks ütelda, niisugused nagu piibli ajaloolood, mida me täna siin räägime. ja me näeme seda, kuidas need tõusud ja langused ja olukorrad käivad rahvaste üle ja kuidas need muutused käivad. ja sellepärast on väga tähtis, et me ikka praegu nagu seda mõistetaksime. ma loen selle Jesaja 60:12 ka. ma mõtlen sedasi, et kui õhku jätku nüüd kirjakoha otsimise juures, ütlen sedasi, et siis tuleb veel midagi avada. Võib isegi mu selja taga avada, kui keegi oskab. ja siis on Jesaja 60:12. ilma õhuta ka ei saa elada. 60:12. Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni, hukkub. Seesugused rahvad rüüstatakse sootuks. ja sellepärast on see nii, et ega väga karmilt on tegelikult ikkagi see tõde nagu sellises mõttes nagu välja öeldud, et ilma Jumala teenimiseta rahvad ei saa. ja sellepärast, kallid, meie rahvas on tegelikult, on püsinud selle tõttu, et meie ütleme, teenime tegelikult Jumalat. peale Põhjasõda, kui Eestimaal oli väga vähe rahvast, Jumala ravim oli see, et ta andis meile eestikeelse piibli. Ütleme, et me ei loe sedasi, et et nagu targemat ja muud lahendust, vaid just see, et Jumal annab oma sõna, tervikliku piibli, Vana ja Uus Testament, 1739, eks, tuleb meile seda. See raamat, kõik katkud ja värgid on üle käinud ja siis on niimoodi, et raviks antakse see sõna. ja see on olnud tegelikult õnnistuseks, see on meie keelele olnud õnnistuseks ja ütleme, et see on suurem õnnistus, kui me oskame iganes tegelikult arvata, on selle tõttu. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, Jumal, kui tema toob lahendusi, ta läkitab oma prohveteid, nagu Gideoni ajal ka, kõigepealt läkitab prohveti, ei kuulatud seda, kui ma ei hakka neid kohti lahti tegema, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et me näeme sedasi, et siis tuleb ingel külastama, siis tuleb issand ise külastama. ütleme, kas saate aru, tead, et ma tahan teid praegusel hetkel juba ära päästa, et hädakisa on minuni jõudnud. ja sellepärast on see nii, et tegelikult Jumal räägib korduvalt, ütleme, teise ajaraamatu lõpp räägib sedasi, kui on juba, ütleme, on Juuda riigi juba lõpp on ka. ta ütleb, ma olen rääkinud korduvalt, aga te ei ole kuulanud. ja sellepärast, lihtsalt teisiti ei saa, see riik peab ära lõppema. ja teate, mille pärast võib nii vabalt rääkida? Meil on niisugune tunne, et Eesti riik küll ei tohi ära lõppeda, sellepärast et see on ikkagi Eesti riik. tead, eks, aga Iisraeli riik võis lõppeda, Juuda riik võis lõppeda. ja täitsa lihtsalt võiski lõppeda, Jumal omal rahval lõpetas ära. Kas me oleme siis nagu sellest Jumala rahvast, pagana rahvana nagu paremad, et vaata, Jumal, sa meid küll puutuda ei tohi, teisi veel, aga meid mitte, tead, ja sellepärast, ja mis siis eestlased ise teevad, siis kuulutavad kadu suurele naabrile siin, et see peab ära kaduma, tead, et kui kuulad seda juttu, siis mõtled, et millega me tegelikult tegeleme. Ära soovi kunagi seda halba teisele, et seda endale sulle juhtuks. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt tulgu lihtsalt mõistus kohale, võiks ütelda ka kõige lihtsamal moel, kui seda Jumala tarkust lihtsalt ei ole. Aga paraku me siin elame. Aga Jumal ütleb sedasi, et väga tähtis on tegelikult on Jumalat teenida. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see Jumala rahvas on siiski meie maal olemas. Ei tea, palju on täna hommikul Jumala teenistusse rahvast. Ei oska seda praegu ütelda, kas on praegu rohkem või vähem, meil on täna need päris kenasti, eks. Aga sellises mõttes on niimoodi, et ega Jumal näeb täpselt ära, kõik Saaremaad, Hiiumaad, kõik kohad, igal pool, kus on Jumala kojad, kus ollakse koos või kes on kuskil kodudeski kaasas või ütleme, ta näeb sedasi, et kes on tegelikult täna oma ohvrite ja oma tänuga ja palvetega issanda ees. Ja nii ta on. Nii et aidaku meid Jumal, et me mõistaksime seda, et kui tähtis on tegelikult teenida Jumalat, sest seal on tegelikult meie elu ja õnnistus. Ja nii, et muutused on võimalikud, olen niisuguse rea kirjutanud, meie maal on ka muutused võimalikud. Ja teate, millised muutused on? On võimalikud head muutused ja on võimalikud halvad muutused, mõlemad on võimalikud. Ja sellest, et vaata, täna on veel täpselt, oleme mingisuguse kaalukeele peal, et kas läheb halvemini või paremini.
sest et vaata, see nagu sõltub väga kiiresti, tegelikult sõltub sellest, et noh, et ma mäletan, et üks esimesi kordi, kui noh, see vabadus tuli ja Võrus siin ütleme, siis ta oli, nüüd on see Konsum seal, eks, vanasti oli see Edupood, eks, oli selle ees oli mingisugune koosolek, kus sai sõna võtta, see ei olnud vaimulik koosolek, aga seal ka võttis õigeusu preester, võttis sellel korral, võttis sõna ja mina sain seal midagi sõna võtta, oli selline moment, et lubati nagu mikrofoni midagi ütelda ja kallid ja vaata seal, eks, tulid meelde need Joonase jutlused, veel 40 päeva, eks, ja võimalust pakuti, tead, eks, noh, ütleme, ja vaata, tuleb lihtsalt häving ja parandati meelt ja asi sai tegelikult korda ja sellepärast on see nii, et see meeleparanduse moment on väga, väga oluline ja tähtis. Nüüd natukese aega pühendame Aamose raamatule. Vaata, prohvet Aamos on üks selline huvitav prohvet, et ta on pärit Juudast ja ta läheb tegelikult Iisraeli kuulutama, no riik oli kaheks jagunenud, Iisrael, kes saate aru, oli põhjariik seal ülevalpool, kui kaardi pealt võtta praegu, noh, niimoodi enam ei ole, nüüd on see Iisrael kõik nagu üheskoos, nii palju, kui need seal on, eks. Aga siis oli nii, et põhjariik oli siis see Iisraeli riik ja allpool oli siis see Juuda riik aga nüüd Aamos oli Juuda riigist pärit, sealt Tekaost pärit karjane, kes saab ühel hetkel saab sõna. Ja vaata, küsimus on nagu selles, et vaata, mina ise nagu jälgin ühte asja. Vaata, ta ei olnud jutluste kuulaja. Noh, ütleme, et vaata, kes me oleme siin? See on täiesti arusaadav sedasi, et te võite rääkida üsna kiiresti seda sama juttu, mida mina teile rääkisin, sest see kuidagi tuleb ja noh, ütleme, mida kuuled, seda räägid, eks. Ja ütleme, et selles suhtes on niimoodi, et aga tema, kes ei olnud kuskil preestrite hulgas, kes kogu aeg mingeid vaimulikku asju arutavad ja räägivad, tema oli karjaste hulgast. Ja vaata, ja sellepärast Jumal tarvitab tegelikult neid, võiks ütelda neid puhtaid astjaid, kus ei ole nagu muud juttu, ta saadab isegi Rist Johannese, lähed ära kõrbesse. Et sa ei ole seal, isa sul preester küll, aga mis te neid vanu asju arutate, ma räägin sulle seda uut jutlust, mida sina pead rääkima. Ja sellepärast minu Aamose raamatu lugemine on täpselt sellise tundega, et siin räägib selline värske mees, kes on saanud Jumala käest selle sõna. Ja ta tuleb rääkima ja ta ei ole mõjutatud niisugustest tavalistest vaimulikest fraasidest ja mõtetest, vaid ta tuleb lihtsalt räägib niimoodi, mida ta Jumalast kuulis, seda ta edasi annab. Ja nüüd on niimoodi, et ta on siis seal Joase päevil ja Iisraeli siis Ussia päevil ja Jerobeami päevil, vabandust. See teine Jerobeam, see oli Iisrael, see oli Joase poeg lihtsalt, eks. No nii, ja siis ta hakkab kuulutama ja rääkima. Ja teate, kellel ta kõigepealt räägib? No põhimõtteliselt ta räägib ühe väikese lause, ta ütleb selliselt, et ta räägib, nagu ütleb, et issand mõirgab Sionist ja toob Jeruusalemmast oma hääle kuuldavale, see tähendab, et sealt Juuda riigist tuleb see jutt, ja siis on niimoodi, karjaste rohumaad leinavad ja Karmeli tipp kuivab. Noh, ütleme, et kui sa viitsid piiblist vaadata, siis see Karmeli tipp jääb sinna põhja. Nii et see on seal ütleme, Põhja-Iisraelis seal. Ja siis ta ongi tollel hetkel siis selles Iisraelis. Ja ta ütlebki sedasi, et Jumal nüüd teeb häält ja ütleb teie kohta, kes te seal põhja pool elate. Ja ütleb sellise asja, et vaata, Karmeli tipp hakkab kuivama. Aga esimene lause ei rohkem mitte midagi ja siis ta hakkab rääkima hoopis Damaskusest. Noh, ja kindlasti oli, põhimõtteliselt on niimoodi, et seal Iisraelis ka toredam, räägime parem naabritest, kuidas nendel läheb ja nendel naabritel ka väga hästi tegelikult ei lähe, Jumal hakkab tegelema, et rahvas viiakse asumisele kiiri, mida siis Süüria kohta sedasi öeldakse, nad on peksnud Gileadi raudsete pahmavankritega ja teate, milles on küsimus? Küsimus on nagu sellised inimsuse vastased kuriteod, kõikidel nende paganate koha pealt oli väga, väga tähtis, oli see, mis nad tegid, et nad olid kellegile liiga teinud, kellegile valu teinud ja sellepärast tuleb teile tuli teie paleedesse ja noh, ütleme, et ja siis see Süüria rahvas peab minema asumisele kiiri, 5. salm kuskil ütleb nagu seda. Nii et kallid, Jumal tegeleb kõikide rahvastega ja sellepärast on täna ka niimoodi, et kõik see, mis sünnib Iraanis või Iisraelis või mis iganes, et Jumal tegutseb tegelikult kõikide rahvastega, meiega ka. Seal ei lähe sassi, ütleme, kõik on korras, arvepidamine iga rahva koha pealt, millises olukorras me keegi oleme. Nüüd järgmine ta räägib vilistidest ja vilistide kohta on öeldud sedasi,
et samamoodi on räägitud nende koha pealt sedasi, et sest nad on viinud kogu rahva asumisele ja andnud neid Eedomi võimusesse. Ja teate, kui ma täna rääkisin küüditamisest, vaata, see ongi nagu see probleem, mida Jumal tegelikult väga jälgib, seda rahvaste ümberpaigutamist. Sellepärast, et noh, et vaata, see on, kuidas ütelda, see kõik on nii paika pandud. Vaata, isegi vaata, muld on siin maa peal niimoodi, kui sa tahad mulda teisaldada, sul peab olema kaeveluba, et seda kuskile teise kohta viia. Sa ei või lihtsalt, et ma saad kuskilt kruusaaugust kaevan ja tassin aga teise kohta, et teeme siia selle kruusamäe, et mis ta seal on, tead, eks. Et noh, et meie teeme, sa pead selleks loa saama vähemalt või selline. Aga see mullast võetud inimest jälgitakse samamoodi, et kui seda kuidagi nagu ümber paigutatakse, siis selles on tegelikult juba teatud selline probleem. Ja vilistide koha pealt öeldakse, aga teate, mis on vilistidele sellel hetkel öeldud ja mida võiks praegusel hetkel nagu väga mõista? See 1.8 on öeldud seda. Ja ma pööran oma käe Ekroni vastu, siin on ennem kõik need Astodid ja Assad ja kõik vilistide linnad on loetud. Ja siis on öeldud, ma pööran oma käe Ekroni vastu ja vilistide jääk hukkub, ütleb issand Jumal. Vilistide jääk hukkub. Aga miks praeguseni sõditakse palestiinlastega, kui vilistide jääk hukkub? Vaata, siin ongi see, kui nagutakse mõista, siis nimetati tegelikult, roomlased olid ka, nimetasid selle maa vilistjaks vanade, võiks ütelda, Iisraeli vaenlaste nime järgi, et nagu seda nime lihtsalt nagu panna sinna. Ja aga sellises mõttes nagu see vilistide lugu ja me kogu aeg neid kaaslaseid ja asju muudkui sealt ju loeme, et praegusel hetkel uudistest ma mõtlen just sedasi ja siin piiblist ka loeme neid asju. Aga siin juba prohvet Amos ütleb sedasi, et sellele rahvale tegelikult tehakse lõpp. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga ütleme, et vaata see vaim, mis siin selles maailmas on, ärkab ülesse ja nad hakkavad võtma neid Hitleri nimesid praegusel hetkel ka, kes ise seda ei ole olnud, nad võivad selleks nagu ise saada, et ütleme, mingis mõttes see käib hoopis nagu sellisel moel. No nii, Tüüruse koha pealt on, ütleme, selline tõsine hoiatus on selle koha pealt, et nad on rikkunud vendluslepingut. Nad on rikkunud tegelikult vendluslepingut ja sellepärast on see niimoodi, et issand karistab neid selle pärast. Ka suulised lepingud on lepingud ja sellepärast, mida iganes on tegelikult nendel hetketel lubatud, need on tegelikult, ütleme, ka rahvaste vahel tegelikult õigustatud asjad. Ja sellepärast on, vaata, kui oli ütleme siin need Nõukogude Liidu lagunemised ja asjad ja see maailm kujunes ümber, siis paljud asjad tegelikult tehti, üsna suuliselt tehti. Aga Jumal mäletab igat sõna, meil tuleb kord aru anda igast sõnast, et ei pea olema kirjalikud lepingud. Aga vahest on see niimoodi, et nagu mees annab sõna, mees võtab sõna. Poliitikud on eriti osavad selle koha pealt. Üks meie poliitik kunagi andis tõesti ühele lapsele mööda pead, eks. Ja siis volikogu ees anti talle käsk, et kuule, et räägi seda asja sedasi. Tead, ja teate, kuidas ta selle ära rääkis, kuidas saab, ütles, et ma lõin käega. Lihtsalt käega lõin. Sellele asjale ma lõin lihtsalt käega. Lõi käega, läks pihta ka, eks. Aga muidu see on niisugune, ma lõin käega, et ma teiega enam ei räägi, tead, eks. Ma lähen minema ära, tead, eks. Aga laps juhtus ees olema kogu aeg. Ja ikka oskavad rääkida küll. Ja sellepärast mõtlen, et aga vaata Jumal selliste viguritega ei mängi. Oli leping ja sellepärast valvas Eesavit, valvas Moabi, valvas Ammonlasi, ütles, et kuule, vendluslepingud, te vennad ja siin te tsirkust teha ei tohi. Ja sellepärast on niimoodi, et Tüüros sai sellepärast. Ja nii, et ja siis, kes seal edasi on, Eedom on venda mõõgaga taga ajanud. Ja sellepärast on see sellised vendade tagaajamised on tegelikult ka karmid asjad. Alguses Kain ja Aabel, asi läks sealt juba lahti, eks. Aga Jumal on väga tegelikult seda jälgimas ja siis on niimoodi, et ammonlased samamoodi tegid oma kuritegisud just inimeste kallal, et oma maad laiendada. Ja sellepärast. Ja siis Moabi koha pealt, räägime täna nii otse. Vaata, kui loen, mina saan niimoodi aru, ma ei tea, kuidas sina saad aru, see on 2. peatüki esimene salm hakkab siit rääkima. Moabi 3 üleastumise pärast, koguni 4 pärast. Nad on põletanud lubjaks Eedomi kuninga luud. Sellepärast ma läkitan Moabi tule ja põletab Kerioti paleed, Moab sureb sõjakäras. Ja saate aru nüüd, kui mõtled selle peale, siin ei ole räägitud, et nad, ütleme, et pani Moabi kuninga tuleridale, vaid tema luud. Ma näen siin hauaröötamist.
lihtsalt mitte midagi muud. me teame sedasi, et vaata, seal ütleme, Peetelis oli täpselt seesama lugu, et need luud põletatakse kord ja see on nagu, kuidas ütelda, see on jumala jaoks on see ka selline täiesti erikategooria, vaata, kui me pannakse mulda puhkama, siis tuleb seal rahus puhata. aga vaata, kes lähevad autode kallale, lähevad teotama, siis on see niimoodi, et ei panda kätt külge. Ma mäletan, ütleme omal ajal, kui Keilas elasime, ütleme, lapsi olin seal ja siis olid, Nõukogude sõjaväed olid seal. Keila linnas oli keskel surnuaed ja siis hakati seal teed läbi tegema ja kutsuti sõdurid, aga ühed sorti sõdurid, ma ei mäleta enam, mis rahvuses nad olid, meie kätt risti külge ei pane, et me neid ristisid siin maha murdma ei lähe, tead. ja need olid vene sõdurid, kes siis, ütleme, sedasi käitusid, meie ristisid siin murdma ei tule, et panete siin mingit surnuaeda ümber tegema. Et seda ei juhtu. Ja lihtsalt nägid sedasi, et lihtsalt, mingid noored poisid, 18, võiks ütelda 20, siuksed, võiks ütelda, ja selline aukartus kodust kaasa kasvatatud. Et tulevad ja elavad selliselt. Aga näed, Jumal paneb tähele seda samamoodi, mida tegelikult tehakse. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal on Jumal ja ta nii lihtsalt käitub. Ja siis on niimoodi, kallis Jumala rahvas, siis on meile, siis hakkab juba, tuleb Juuda kohta, siin on korraks väikene jutt on Juudale, 4-5 salm teisest peatükist. Ja Juuda üleastumised on niimoodi, et nad on üljanud issanda seaduse, ei pidanud tema määrusi ja neid on eksitanud valejumalat. Nüüd on niimoodi, et kuivõrd oled valmis Jumala seaduse järgi elama või püüad seda ümber kuidagi rääkida teiseks, et sulle mugavam oleks, või olete nii täpselt selle järgi, kui oskad olla. Ja teate, kes need ebajumalad on? Ebajumalad on need, kelle peale sa loodad. Ebajumal on see lihtsalt, vaata, Jumal on see, kelle peale toetutakse. Ka kõik paganad ju millegi pärast teenivad Jumalad, nad nagu toetuvad sinna kuskile. See on ikkagi see mõte, et keegi on mul, kelle peale ma toetun ja sul on see selline, et mõnel on see puu või mis iganes, mille peale ta toetub, või lihtsalt raha või selline, või oma tervis või oma jõud või mis iganes, sul võib saada tegelikult nagu sellise Jumala positsiooni. Ja siin on, Jumal ütleb lihtsalt väga selgelt, ma saan aru, et te ei toetu minule, te ei hooli minu seadusest ja lisaks sellele te elate niimoodi, et teil on minust tugevamad, kelle peale te toetute. Ja sellepärast on niimoodi, et kui sul on Jumalast tugevam, siis Jumal on armukade juba selle peale, sest et keegi on võtnud tegelikult selle positsiooni ära. Ja see võib olla nii märkamatult tegelikult, ütleme, meie eludes, et lihtsalt oli vaja ütelda sedasi, et kuule, et teiega on asi halvasti ja sellepärast ma läkitan Juudasse tule ja see põletab Jeruusalemma paleed. Lihtsalt sellepärast, et teil on teised jumalad, seal olid tõesti täitsa ebajumalad ka kohale tassitud, kui seal Joosia usupuhastust loed, siis lausa imestad, et kui palju nad suutsid sinna kokku tassida, eks. Aga nii ta paraku need on, et Jumal on väga tegelikult seda kõike nagu järgimas. Ja teate, see oli esimene kord Aamose kaudu, kes üldse rääkis sedasi, et Iisraeli riik hävib. Eriti seal salmid, peatükid seal, ütleme, mis seal olid juba hilisemad, seal 5. ja 6. peatükk väga otseselt räägivad, ma kohe ei lähe sinna, pikaks ei jää täna rääkima. Ja ütleme, ja ta räägib esimest korda tegelikult Iisraeli riigi hävimisest. Ja ütleme, et see Iisraeli riik hävines siis, eks, 722 enne Kristust ja tema kuulutamise aeg oli 762 kuni 750. Kuskil oli selle Aamose selline aeg, on lihtsalt märgitud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal lihtsalt ühel korral hakkas nagu rääkima, et üldse selline võimalus on, et riik võib lihtsalt ära kaduda ja lihtsalt lõpeb ära ja sellepärast lihtsalt ta saadab oma prohveti sinna rääkima. Ja siis ta hakkab rääkima sedasi, et nüüd Iisraeli koha pealt 2.6, vaata, mis ta Iisraeli ette heidab. Ta ütleb sedasi, et nad müüvad raha eest õige ja sandaalipaari eest müüvad vaese. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, rahadega tegelikult sahkerdatakse asjad ringi. Ja ütleme, et käib nagu selline, kuidas ütelda, lihtsalt rahadega sellised tehingud ja asjad, et mida sa saad nagu korraldada. Ütleme, et kui oli siin kas või see, meil need kollased kaardid tulid, me saame aru, need, kes siin Eestimaal oleme elanud, kui see võimuvahetus oli ja siis nagu seda Nõukogude pärandit pandi sinna kollasesse kaartidesse, siis selle eest said midagi osta. Ja ütleme, et oma korterid ja asju ja ütleme, nii ta käis. Ja sellel ajal tehti ka, palju tegelikult tehti ülekohut, sest inimesed, näiteks, et kes lihtsalt mulle ütlesid, kuule, naaber ostis mu korteri ka ära, tead, mul ei olnud seda nii palju võtta, lihtsalt tehti sedasi, ma mäletan, eriti nagu see aeg, ütleme, siin Karja tänaval ükskord kaevul seistes, kunagi, kui veel ämbriga vett teeme kaevust, tead, siis ma maja haavalt mõtlesin, lihtsalt, kes olid mulle rääkinud, kuidas ülekohut tehti ühes ja teises majas. Ja siis mõtlesin, no jumal küll,
no kuidas sa selle tänava peale pead vaatama? no tänu jumalale me püsime alles. ja meil tehakse varsti ilus kivitee siiapoole ka, ilus kivisillutis, et jumal õnnistab meid kõigele sellele patule vaatamata tegelikult, noh, mis tegelikult olnud ja siis ma mõtlesin, et see on üks tänav, mida ma sellel hetkel natukese teadsin. ega kõik mulle üldse välja ei räägi, kõik, mis jänte tehakse, eks. Aga sellepärast, kallid, aga jumal näeb nagu seda kõike, et mida te siin teete üksteist, väänate selle vaeste ja nõrkade õigust ja hooruspatud, mis siin on süüdistuseks kohe tulevad ja siis on need laenud ja värgid, noh, ütleme, mis siin 2.8, kus on öeldud sedasi, et nad heidavad panditud riiete peale altari kõrval ja joovad jumalate kojas nende veini, keda nad ise on süüdi mõistnud. ja vaata, sellepärast nad teenivad kasu nendest, noh, ütleme, nendest laenudest ja asjadest saavad kasu ja elavad. ja siis veel jumala kojas, no elavad ja naudivad seda elu nagu sellisel moel. aga jumal näeb sedasi, et kuidas sa selle raha tegelikult oled teeninud ja millisel moel. ja siis jumal tuletab meelde, ütleb, et aga vaata need emorlased, kuhu maale ma teid viisin. ja ometi ma hävitasin, 9. salm, need teie eest, need emorlased, pikkakasvulised nagu seedrid ja tugevad nagu tammed. ma hävitasin neil vilja ülevalt ja juured alt. no kes suudab? no ütleme, need tõrud ära korjata ja juured alt tammel ära võtta. ei ole lihtne asi. Jumal ütleb, et aga mina teen selle asja ära. Need emorlased olid sellised, aga mina panen nende tammemetsadega täpselt samamoodi, et neid enam lihtsalt ei ole. ja neid seedreid ka lihtsalt enam ei ole. mina tegin tegelikult teile seda. mina olin teie abi kõrberännakul, jumal tuletab nagu seda meelde. ja mina tõstsin teile prohveteid, 2.11. aga te ei tahtnud neid kuulata, te keelasite tegelikult prohvetitel rääkimast. teate, see on ju naljanumber, ütleme, et kui ma täna räägin võib-olla neid asju välja, on mingi suur niisugune palvekoosolek ja asi üle-eestiline. jutlus on ühesõnaga redigeeritud, kes mida räägib. valvame, mida te seal räägite. küll on hea, et ma täna ei pea siin rääkima mingit redigeeritud jutlust, et keegi ütleb sedasi, mida ma siin võin rääkida või mida ma ei või rääkida, loed piiblist. Aga sellepärast, see on niimoodi, te keelate tegelikult rääkimast. Te peate rääkima seda, mida noh, mis meeldib ja mis on ilus. ja sellepärast, aga jumal paneb seda kõike seda tähele. ja sellepärast aidaku, palvetage, et kõige julgusega räägitakse igas jumala kojas. Kui, ma ütlen, kui seda sõna igas koguduses julgelt räägitakse, me maa läheb teist nägu. aga kui ei juleta rääkida, ei juleta lugeda, kiidetakse seda, mis ümberringi, mis on vale, no ei tule muutusi selle peale. ja sellepärast on see niimoodi ja siis ütleb, jumal ütleb, teate, te olete mulle niisugune hirmus raske tegelikult koorem. hiljem ta nagu ütleb nagu selle koha pealt, ütleb sedasi, et siis on lihtsalt nagu võimatu. vaata, ma lasen 13 salm, maapinnadel all vankuda, nagu otseku vanguks viljavihkudega täidetud vanker. nagu see on selles mõttes, et see on nii raske koorem, vaata, kui on selline, et lihtsalt läheb vankuma, kui see sõidab ja seda jumal ütleb nagu oma rahva kohta just selles 13. salmis. Venekeelne tõlge ütleb just, et te olete mulle raske koorem, ütleb seda. ja siis ütleb, teate, mis on öeldud sedasi, et ja vaata, kui tuleb jumala kohus, siis ei aita meie jõud, ei aita meie kiirus, ei aita meie südikus, mitte miski tegelikult ei aita. siis on öeldud niimoodi, siis on nobedal põgenemine võimatu, 14 salm, tugeval ei ole kasu tema jõust ja ega saa kangelane päästa oma hinge ja ammukütt ei pea vastu ja kärmet ei aita ta jalad ega päästa ratsanik oma elu. ja sellepärast, kallid, me praegusel hetkel näeme sedasi, et kui seda praeguse aja sõda näed, noh, sõidetakse tankidega, droonid ajavad taga, luuk lahti läheb sisse, kui luuk lahti ei ole, niisama paneb paugu kuskile sinna. kõik need autod, värgid on niimoodi, et lähevad järgi, sõidab järgi, läheb sisse. no see on selline. no nüüd hakati mootorratastega sõitma sedasi, et muidu seal oled selles tankis seal sedasi, et sõidad mootorrattaga ringi. no et siis on nagu noh, väiksem kahju, kui selle taga ajab sedasi, seda mootorrataste asja. see kõik on niimoodi, no põgenemine on võimatu. no lihtsalt on võimatu. sellepärast, et vaata, need putukad on lihtsalt õhus ja ajavad sind taga ja keerab siia-sinna poole, teine istub nagu arvutimängis. vahepeal me lapsi ju treeniti nendes arvutimängudes, nendes sõjamängudes. muudkui ajasid tagasi. aga praegu tõeliselt ajavad inimesi taga põllu peal. ja täpselt niimoodi on. lihtsalt niimoodi ongi, täpselt nii nagu arvutimängus. lihtsalt käis see treening, käis nagu sellisel moel ette ja see tundub sedasi, et kui ma olen selle arvutiekraani taga, et see ei oleks nagu päris inimese elu või kadumine, et see on nagu kuskil, nagu ma ei ole vahetult ju koos. ma olen kilomeetrite taga ja ma lihtsalt ekraani kaudu vaatan ja teen.
ei, siin vahet ei ole, see kõik tegelikult ongi, täpselt on niimoodi, me näeme sedasi, et Jumal on nagu ette rääkinud Aamose kaudu ka, et põgenemised saavad võimatuks, aga Jumal paneb kõiki neid asju tegelikult tähele ja ta hindab neid tegelikult õieti. Ja nüüd ongi niimoodi, et vaata, kui ma täna rääkisin, ühe viimase niisuguse mõtte ütlen sedasi, no kellel on õigus teha muutusi? No Jumalal on õigus teha muutusi. Kellele anda, kellelt võtta ja sellepärast on niimoodi, et kõige selle asjaga tegelikult me peame olema Jumala ees. Ja sellepärast on niimoodi, et me peame õppima nagu ütleme oma Eesti rahvaajalust, piiblikoolis natuke rääkisime, et kes meil kõik ei ole valitsenud siin Eestis, eks, esimene tuleb meelde, et venelased on meid valitsenud, ütleme, et olid see tsaariaeg ja nõukogude aeg ja kõike võime nagu seda mõelda. No enne seda olid rootslased, olid sedasi, eks, siis olid taanlased ja siis ütleme, on sakslased olnud ja kõik on olnud meil ju siin, kes on valitsenud. Isegi leedukad on olnud valitsenud. Kui hakkad siin ajalugu lugema, siis mul oli nagu üllatus selle koha pealt, et leedukatel oli ka veel siin meil kirupel pistmist, et umbes, et kõik käisid siin kuskil valitsemas. Kõik on aegade jooksul käinud valitsemas. Meil lihtsalt ei ole mälestust. Meil on niisugune mälestus, et me siin nüüd oleme, aga Jumalal on kõik meeles. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kuidas tema, ütleme, õnnistab 1000 põlveni. Ja kiitus Jumalale, et ta neid 3., 4. põlveni ainult tegeleb nende valede asjadega. Elame hästi praegusel hetkel, et meie järeltulevatel põlvedel võiks hästi minna ka siin sellel maal. Aamen. Tõuseme. Halleluuja, Isa, ma tänan sind. Tänan sind su sõna eest ja tänan sind, issand, et sa oled täna ka nagu selle ajaloo pildi kaudu, mis on piiblis, mis on Iisraeli rahva elus, mis on Juuda rahva elus, mis on piibli lehekülgedel meile talletatud, et me võiksime õppida. Need, kes me oleme praegu elamas, kelle kätte jõuavad need ajad. Jumal, me täname sind, et me oleme võinud täna tegelikult aukartuses olla su sõna ees. Isa, me usume seda, et me täna oleme maale ja rahvale õnnistuseks, oma järeltulevale soole õnnistuseks. Jumal, me täname sind, et su sõna ütleb väga selgelt, et õiged pärivad maa. Ja me täname sind, Jeesus, et sina oled see, kes sa meid õigeks teed. Isa, me täname sind, et me täna võime olla jätkuvalt siin, meelt parandades, sinu armu otsides ja lihtsalt su alastust. Kui mu rahvas, kellel on pandud mu nimi, ennast alandab, siis sa tervendad, siis sa säästad meie maa. Ja sellepärast, Jumal, me täna oleme siin selle sama mõttega. Ja sellepärast, Jumal, me ei ole täna protestimas selle leinapäeva vastu. Ja tänu sulle, Jumal, et see on pandud nagu sellise leinapäeva nime alla. Aga, Jumal, ma tahaks soovida seda, et me mõistaksime sedasi, et see on eelkõige lein meie Jumalast taganemise ja patu pärast, mida me peame tundma. Ja Isa, me täname sind, et me tohime lihtsalt su armu paluda. Isa, me palume tänasel hommikul üheskoos veel, et õnnistame juhtisid, anna nendele õigeid sõnu suhu, õigeid selliseid väljendeid ja asju, kui nad on poliitikat tegemas siin omavahel, aga kui nad on suhtlemas ka teiste riikidega. Isa, me palume seda, et see võiks olla õnnistuseks, mida me juhid on ka tegemas. Isa, kiituse tänu sulle. Ja Isa, me täname sind, et me oleme võinud täna siin olla selle sinu rahvaga koos siin sellel maal, kes me oleme nagu võõrad ja majalised ja Isa, aga ilmuta meile, mida on vaja, et me oskaksime sellele maale ja rahvale paremini õnnistuseks olla. Kui siin on see küsimus olnud linnavalitsusele, et mida on vaja, Isa, me palume seda, et see linnavalitsus võiks leida ka selle asja üles, et Jumal, sind on rohkem tegelikult vaja selles linnas. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.